Welcome back to AutoJoy. Jep, kus me täna oleme? Me oleme Dodge Ramis. Jep. Tegelikult natuke teistmoodi vist või? Jaa, ei, ma saan siin muusikat regullida ja kõlarid on mul seal all, ma ei hakanud neid praegu lahti võtma. See on mingi väga spetsial asi, see ei ole tavaline RAM siin. Katus on ka pea kohal ja sa saad püsti olla. Et ütleme nii, et siin kannataks veel mingi siuke 220 tüüp võib ka vabalt siin püsti olla, et pole üldse probleemi. Aga mis see tegelikult on? See on siis Wings 1 numbrimärgiga auto. Väike vihje. Jah, Dodge Ram, mis on siis Red Bulli poolt ehitatud täpselt selliseks, nagu me praegu näeme. Et ma saan aru, et neil on ikka väga tugev plaan kuskile suvel randa sõita selle autoga, kõlarid välja, muusika käima. Kes tahab, võib seal katusel olla ja siis niimoodi enda suveõhtut nautida. Nad tõid siis selle meile ja me natuke hoolitseme ka selle eest. Juba oli siin paar erisoovi, et klaasikeraamikat oli vaja. Auto võiks selle üldiselt puhtaks saada. Homme saab Markol päris lõbus päev olema, sest siin ma näen juba igal pool mingit värki. Et sisepesu ka, jah? Ma ei tea. See vist on sisemus, jah. Teeme autole ringi peale äkki, siin on väga palju mida uudistada minu arust. Lähme vaatame, muidugi. Nii, siis tuleb välja ka saada kuidagi. Jaa, see on siuke, ma võin hoida. No. Et siis saad sina ennast siit välja ja siis proovin mina ka kuidagi. Äge exit. See oli päris efektne. Tarmo for scale. Jah. 1,84 m või mis ma olen. Et 3,5 tonni oli, ma vaatasin. Tegelikult see oli niimoodi, et auto tühimass on kuskil 3400 kilogrammi ja paku kandevõimet. Kandevõime või? Jah. Ma ei oska pakkuda sulle. Ma võin sulle öelda, 115 kilogrammi või midagi, aga ma arvan, et see on puhtalt sellepärast, et see oleks B-kategooria siis. Jah, B-katiga võib sõita sellega, muidugi võib. Ja siis, on tunda seda raskust igal pool. Siin on ikka nii-öelda nädalate jagu ehitust olnud või kuude jagu ehitust olnud, et ega siin sellest rammist ei ole ju midagi väga alles. Ütleme nii, et kui sa nagu tellid pesu ja paned Dodge Ram ja tuled sellega kohale, siis väike üllatus ikka on. Hind tõusis nagu kohe, kui kohale jõuad, jah? Aga tule sisse, lähme vaatame korraks. Ma lähen siis teisele poole. Väga turvaline tunne on ja sees kajab. Siit pean seda ust siis tõmbama niimoodi. Jaa. Väga raske on kirjeldada nagu seda esiotsa. Jah. Kui kaugel see on? See on mingi 2 meetrit ees. Kas ma saan istet üles? Ma panen selle siia lakke. Tegelikult mainisid ka, et maanteesõidu ajal selle klaasiga on raske ja sellepärast ongi keraamika. Ma nagu päriselt ei oska seda videosse edasi anda, kui nagu kaugustes ja sügavustes selle auto kapoti lõpp on. Sest ma näen ainult algust ja algus on juba kaugel. Selles mõttes, et siia võib vabalt ühe inimese panna. Nagu ma peale ei pane, aga nagu lihtsalt panen jalad armatuurile ja tegelikult seal võiks magada keegi nagu. Sest siit läheb nagu edasi veel. Nagu et kui siit saaks muidu esiklaas otsa, siis siia on veel ehitatud juurde nagu. Ei tea, kuidas selle autoga linnas sõidetakse. Ilmselt suuremate kogemustega autojuhid. No nii, siuke jõus suure mootori hääl tuli. Aga peeglid on hea suurusega. Veoka peeglid. Konkreetselt. See on vähemalt õigesti tehtud. Ei, nagu midagi väga äge selles suhtes kõik. Siin on ka attention, DJ roof for TV tower open, okei. See on hea info, sest tegelikult meil ongi ju. Siin on ikka keegi läbi mõelnud selle ehituse. Aga muidu rammiga ma olen varem sõitnud, et käigu ma leian üles ja... Siis tohiks probleem olla. Vaata. Siin on instructions ka. Jaa. See ei ole niisama. Väike patakas lehti. Elukas. Ühesõnaga, mis siin on? Liiter rehvi läiget ühe rehvi peale. Huvitav, kas me oskame selle TV Toweriga alla lasta või? Ei tea. Ops, väga sportlik värk ju. Need on lukuga, vaata. See ei lähe hobused jooksu. Näe, vaata. TV Tower, DJ roof. Kõik on sillilegi selge. Karl, sina oskasid seda kasutada, jah? Masterit peab alla hoidma, sest see on ikkagi unlock. Nii. Ja siis roof alla. See hakkab sõitma. Kus nüüd? Jah, sõidab. Aegluubis sõidab alla.
Siin selle pesuga peab ka päris ettevaatlik olema, ega siin kunagi ei tea, millal see vesi ja kuhu läheb, vaata. Auku kohale ei julgenud ajada seda. Nüüd on äärel peal. No 5 senti veel. Kes seda autot nüüd pesema hakkab? Ma võtan sugariga. Millist tahad? Vaata, kui lähe see topsööda siin autos on üldse. Pane 5 verega vaata. Keerata peale enne. Keerata peale, aga sa võid seda nagu naturaalselt teha, nii et sa võtad seda nagu... Tarmo, mis juhtus vahepeal? Nii, tegid foami, tegid survekaga puhtaks, peaaegu puhas on, et väga palju vett ei taha nagu või lasta siia peale, sest see on ikkagi nii-öelda special build ja mõnest kohast võib-olla võtab vett vastu, kus ta ei tohiks. Siia panin hästi palju Faith Essence'it, Gioni oma, ja see on siis meil see nii-öelda puhas, millega me juba korraks solberdasime. Faith Essence on nii tugev kontsentraat, et seda peab päris palju siin nagu möllama, et see reageeriks. Aga siis käed tööle ja meil siin kindaid jagub, nii et kõik peavad selle kätte võtma, et siin pinda, mida pesta jagub. Asmut tõstab teisel pool veige, mina võtsin, et ma hakkan tehtidega tegelema, aga air cleaner. Ja see on jumala äge sellise suure tehtiga. Ja siis saad veel, me kasutame praegu seda Auto Finessi raberit. Must sõsta moos, ne? APC-ga toimib. Üli hästi. See on vist esimest korda, kui ma pean 4-aastmelisele redelile minema ja siis ma olen ka nagu hädas sellega, et saaks katust puhtaks lasta. Aga noh, kunagi on ikka esimene kord. Suht sketši on siin, aga pole hullu. Igatahes kaotus puhtaks, siis ülejäänud küljed ja siis juba äkki hakkab looma. Siis vaatame üle, mis siin, kui alguse seis on või kui hea. Vaata, tegelikult me pesime siis auto ära, aga siis hakkasime pigirauda vaatama. Nüüd on niimoodi, et me oleme ühe kihi juba teinud. Sina lasid survekaga puhtaks, ehk siis peaks ideaalne olema. Lasime kohe teise kihi peale, siis ta nagu reageerib eriti ägedasti. Kui sa siit vaatad praegu, noh, mis siin kõik toimub enne. Et, või siis see kollane siin. Et noh, kõik on täis seda. Ja nüüd siis teemegi nagu kontaktiga selle ühe kihi veel. Ja siis saame lõpuks survekaga auto puhtaks lasta veel ühe korra. Ja siis hakkame kuivatama. Laine betoonpõrand, mis peab meid ära siin kannatama. Kollased tööd peavad juurde. Ikonid juurde või? Sa nägid, mis värvi see oli või? Oh. Nii, õhtu käes. Auto pestud. Yes. Ja homme siis CanCode Pro, Evo
ja Geon View Evo, et mõlemad uued tooted ja see on siis ainult certified detaileritele, milleks meie AutoJoy detailing on. Et kuna auto on suurem, päris hea keraamika paigaldus saab siin olema, et ütleme nii, et tööd jagub. Aga homme õhtul siis juba näeme tulemust, et siis vaatame, kuidas jääb. Boom! Oleme tagasi. Läigib. Ja, Mark ütles, pani 6 tundi tööd selle alla täna. Ehk siis 3 tundi läks aega, et CanGoat Pro Evoga see auto ära katta ja siis teha seest ja panna, ma ei tea, mitu liitrit rehvi läiget siia peale. See on küll aus, jah. Aga see pind on ikka hoopis teistsugune, et noh, jah, kile peal mõned kriimud, kõik on olemas, aga just, et see pind oli täiesti tuhmunud ja nüüd, kui see nagu läigib. See on nagu päriselt musta värvi jälle. Väga äge on näha. Kõik on siuke erksad värvid on. Jah, siuke ilus on see värv uuesti. Okei, aga varju see auto ja siis meil on üks väike detail veel keraamikaga katta. Tule vaata sisu ka sellel autol. Seda sinna ei taha sissegi enam minna, see on nii puhas. Ops! Hoopis teine asi. Kuule, nüüd on juba päris viisakas siin olla. Lõhnab hästi. Ja nüüd paneme siis keraamika taha luugile. Vastist picture. See on täiega picture. Teeme preppi. Et tegelikult jah, meil on niimoodi, et ülejäänud autost on tehtud, aga me tahtsime ühe kindla koha veel teha. Et tekiks videosse ka see nagu, mis see efekti erinevus on, kui see kogu auto on tehtud. Ja muideks uued Geoni keraamikad on siis outdoor friendly, et tegelikult see on nagu päris, aga lihtsalt, et siin tuleb arvestada, et ikkagi päikse käes ei oleks see auto. Ja siis CanGoat on nagu ainukene keraamika, millel on siis see spreier. Mina siis isiklikult lihtsalt lasen niimoodi sutsutan ta võimalikult nagu auto kaugel ja lihtsalt sutsutan ta ilusasti selle no näha on, et tegelikult ikkagi noh, kui sa mu kinnastki vaatad täiesti overspray tekib on ja ta lendleb mingi tuulega kindlasti alati. Just. Ja siis siit lähme niimoodi vaikselt. Nii kohe jääb hästi märg on ja no teeme siis selle luugi osa näiteks pooleks on ju. Teeme pooleks. Aga näha on, et vaata toodet on veel ilusasti siin. Jaa. Need aplikaatorid on hästi mõnusad, tegelikult mulle väga meeldivad need. Kas need on vahepeal natuke väiksemaks muutunud on ju? No kõik asjad, vetsupaberid lähevad ka väiksemaks vaata. Kuna CanGoat on siuke toode, et seda võib igale poole panna, siis ma käin selle pinna ka siis juba kergelt üle. Hüdrofoobne pull. Jah. No ja siis reegel on, et võib veel nagu, et kuskilt midagi nagu tegemata ei jääks. Ristig üle enne. Võib nagu teistpidi ka üle käia. Siis on ühtlaselt. Pool on tehtud. Vaatame teist poolt ka. Jah, siit saab praegu seda 50-50 päris hästi vist. Jaa, enne maha pühkimist siis enne. Praegu muidugi eeldad, et täiesti märg on, sest kõik ongi märg siin. Ja nüüd siis ringikujuliselt, eks? Mõistliku tugevusega isegi võib-olla lapiga ka välja siin nagu niimoodi üle käia, see on nagu, oled veel eriti kindel, et sa saad selle toota veel nagu kõikjale. Vahetan näiteks vahepeal lapil külje ära. Tegelikult siit on nagu päris hästi näha. Jaa, et see hall kaob nagu ära mustast. Nii, ja teine pool, jah? Jah. Okay. Ja noh, tõesti, tegemist on CanGoatiga, et läheb kõikjale. Läigib vastu, see on näegi kaamerast midagi. Lähme vaatame, mis selle asjaga sõita on või? Tavai. Pidur, enam pala.
aga ütleme nii, et see mootor, see pidur just väga kinni ei hoidnud, kui ma aus olen. Jah. Mis mõttes ei lase vahele? Kusjuures ma arvan, et siin saaks nagu natuke agressiivsemalt, aga ma pole vist kunagi näinud nii palju autosid vaatamas juba. Me oleme umbes 5 meetrit sõitnud. Kõik tõmbavad tee äärde. Oh my god. Kusjuures ma olen jumala üllatunud, et see legaalne on praegu. See on B-kats. Kõik õige. Jesus Christ. Aga jah, see esiotsa suurus, see on nagu, kui ma siit nagu vaatan, siis ma ka ei näe. Ma ka ei näe. GoPro ka ei näe. Jälgi neid inimesi nagu. Ma ei tea, millegipärast selles minu Volkswagen ID3-s ei näe mind keegi. Ma olen nagu hall hiir. Ma ei teadnud, et selline auto olemas on, millega nagu inimesed sind nii palju näevad. Ma vaatan nagu kõik inimesed, you made their day nagu. Tegid päeva paremaks, mingid väiksed lapsed on lihtsalt. Jaa, nagu nad räägid õhtu otsa sellest kodus. Ja see, kui siit reast, nagu sealt kõrvalt reast tavaliselt tullakse lihtsalt, tullakse ette, siis hetkel ei tulnud millegipärast mitte keegi. Kus me siis nüüd kinni jääme, on mu võib-olla suurim küsimus. Kus on siuke olukord, kus me ei saa ei edasi ega tagasi? Sest no, kui me siia näiteks mujal vahel ära sõidaksin, siis oleks tehtud. Ja siis need inimesed, kes sõidavad igapäevaselt rekatavad, kommenteerivad videos, et nagu naljamehed. Ei, veits maha, jah. Aga jah, ei ole vaata jah, siukest igapäevast kogemust on, et Haagisega on sõidetud, kõike on tegelikult nagu tehtud, et aga lihtsalt see võtab nagu veidi aega. Ma tean, et ma mahun, aga nagu Siit poolt on okei. Don't mind us nagu. That moment, kui su Range Rover on nagu ei ole suur, no. Teeme kaapsu ka või? No. Jah, vaata siin seda kapoti alust sisuliselt ei ole, et seda on nii hästi kuulda, mis see mootor teeb. Oi, linnalinni buss väga ei halasta või? Pole mingi King of the Road, unest ära. Iga kord, kui peeglisse vaatad, siis ma olen nagu joones küll. Täpselt lahun ära, et mõlemal pool on nagu joon. Väike ferro ka. Huvitav, mida rohkem vaadatakse siis? Ma ei tea. Tundub, et peab hakkama siin neutraali peal gaasi vajutama koha peal. Saab väristada veidi. See mootor on nagu täiesti toas. Juhitavuse täpsuse kohta ma ei hakka kommenteerima. Pöörab päris hästi. Tegelikult ei ole nii hull. Ei olegi. Lihtsalt siis läheb hulluks siis, kui auto vastu tuleb. That's pretty much now. No ta sõitis põhimõtteliselt kraavi, aga saime hakkama kõik. Nüüd on õppesõit tehtud. Aga jah, seda, mida on raske videosse saada, on see, kuidas nagu inimesed reageerivad selle auto peale. Ma ei ole mitte kunagi midagi sellist näinud. No, lihtsalt tardunud nagu, ei suuda enam edasi kõndida. Tõmbavad telefonid välja, nagu juba video käib. Oota, kõigub ka või? Ütleme nii, et tee paar korda veel ja meil on millega uudi on. Siin on veits kitsas ka tegelikult. Siuksed teed aegni see, kus nagu võimalusel hoiduda, jah? Pean siis bussist mööda saama. Teine buss tuleb vastu. Jah, vaata, et peegleid kokku üle kahel bussil. Jah, oli napp või? Ei, jälle.
täitsa muhe. Doing well. Jõudsime ühest tükist koju, pandi mind rooli siis kohe seal keset mingisugust liiklusolukorda, aga midagi hullu ei olnud, et sai ilusti hakkama. Väga lahe oli sõita nii suure asjaga. Auto ilusam, palju emotsioone, tänud kollabi eest Red Bullile, tänud vaatamast. Tänud Autojoy detailingule, kes tegelikult siin taustal tegi veel ühe päeva nii-öelda täispäeva tööd. Ja tõesti, et see värv nüüd selle võib-olla väikse päikse kuma käes veel, et väga mõnus, et väga asja, et ta läks minu arust see töö nagu, et siuke suvel kuskil natukene ilusam välja näha, sest selle auto eesmärk on ju täpselt see, et nagu silma paista. Ühesõnaga läks väga hästi. Väga äge, aga siis video kokku, tänud vaatamast, järgmise korrani. Tšau.